Võib-olla sa tunned mõnda inimest, võib-olla oled sa ise, kes vaatamata oma edule ja saavutustele kogeb siiski suure osa ajast, mitte natuke, vaid suure osa ajast, mingit sorti tühjust või rahulolematust. Ma olin aastaid ise üks nendest inimestest. Ja see ei ole juhus. Me elame ajas, kus AI, majanduslik ebakindlus ja ka geopoliitiline pinge hoiavad väga paljusid inimesi pidevas valveolekus. Ma tean näiteks ühte 45-aastast IT-ettevõtte juhti, kes juhib umbes 200 inimest ja töötab vähemalt 16 tundi päevas. See mees arvas aastaid, et see on ambitsioon. Kui ta aga oma mentoriga sellest päriselt rääkis, sai ta aru, et see ei ole ambitsioon, see on põgenemine. Sest kui ta õhtuti koju jõuab ja tekib vaikus, tõuseb temas hirm ja ebamugavus läheduse ees. Ja see tunne on nii intensiivne, et tal on lihtsam hakata homset päeva planeerima, kui olla oma pere juures. Kui sina oled edukas, aga sees on rahutus, siis see video või audioartikkel, mida sa kuulad, aitab sul näha, mis seda rahutust elus hoiab. Lõpuks annan ma sulle ka 2 lühikest harjutust, mis aitavad taastada selgust hetkel, kus mõistus tahab ebamugavusest üle sõita. Sest kui hirmu vältimine muutub harjumuseks, langeb otsustamise kvaliteet enne, kui tulemused seda näitavad. Väljendamata pinge ei kao meeskonnast, vaid liigub passiivseks vastupanuks, varjatud konfliktideks ja liigseks ettevaatlikkuseks. Nüüd tee üks kiire test, lihtsalt mõttes, vasta kaasa. 1. Kas sa täidad kalendri äärest ääreni, et vältida tühjust ja tegevusetust? Ja või ei. Kas sa vaatad õhtuti tundide viisi Netflixi, YouTube'i? Ja või ei. Kas sa tunned süüd, kui sa pole piisavalt produktiivne? Ja või ei. Kas sa kardad üksi olemist ilma telefoni, tegevuseta? Ja või ei. Kas sa oled kogenud ärevust isegi kui elu, mida sa täna elad, on sinu varasema versiooni unistus? Kui sa vastasid jah vähemalt 2 küsimusele, on see mõttekäik, mis sinna edasi ootab, suure tõenäosusega asjakohane ka sinu jaoks. Oluline on kohe alguses öelda, et nende käitumiste keskmes ei ole laiskus ega ka iseloom, vaid üks sisemine dünaamika, mis on rohkem levinud, kui võiks esialgu arvata. Ma nimetan seda topelttunneteks. Ehk ühtepidi on tunded ja siis on hirm või vastupanu tundeid tunda. Nüüd emotsioonid, eriti negatiivsed, tunduvad enamikele inimestele tülikad. Näiteks, kui koosoleku eel tekib ärevus, siis esimene mõte on tihti, mul pole selleks praegu aega. Ma pean keskenduma. Ja siis see tunne pandaks kinni. Vastupanu oma tundeid kogeda on ka minul endal olnud ülisuur ja endiselt tihti suur. Näiteks kell on 11. Ma soovin kirjutada mingit artiklit, mitte tunda pinget oma rinnust ja kurbust oma näos. Enamik inimesi ei taha vabatahtlikult kogeda ebamugavust ja seetõttu on oma ebameeldivate tunnete kogemine distsipliin, mida enamik inimesi, sealhulgas mina, pole ühel hetkel varem kunagi õppinud. Isegi 2 minutit võib tunduda ebamõistlikult pika ajana ning mõistus võib püüda teha kõik, et sa lihtsalt edasi tegutseksid ja hülgaksid oma tunded. Sel põhjusel võib öelda, et meil on justkui topelttunded. Üks on tunne ja teine on tahtmatus seda tunnet tunda. Vahel on see aga enam kui tahtmatus. See on lausa hirm. Ja kui see hirm tõuseb, teeb mõistus seda, mida ta oskab. Ta hakkab tegutsema, mõtlema, planeerima, lahendama. Mitte sellepärast, et lahendust oleks vaja, vaid sellepärast, et tundmine on lihtsalt liiga ebamugav. Nüüd, kui maailm muutub kiiremini, kui meie närvisüsteem järgi jõuab kohaneda, hakkab keha tootma ärevust isegi siis, kui reaalset ohtu ei ole. Nüüd see pidev muutus, lakkamatu infotulv ja võrdlus ja võrdlemine tõstavad paljudel meist taustamüra nii kõrgeks, et keha tõlgendab seda ohuna isegi siis, kui otsest ohtu päriselt ei ole. Mõnikord võib see välja näha nagu lõputu Netflix, mõnikord nagu ülemõistlikult palju Instagrami, mõnikord nagu lihtsalt ületöötamine ja mõnikord nagu väga edukas elu pinna pealt. Nüüd, kui turvatundest enda sees jääb puudu, otsib keha seda sooritusest. Kujutle korra ette ettevõtjat, kellel on miljonifirma ja väljastpoolt täiuslik elu. Aga iga päev kordub selle inimese elus üsna sarnane muster. Kella 6 äratus,
kohe telefoni juurde, et jumala eest ei peaks hommikuse vaikuse puudulikkust kogema. 6.15 Brian Johnsoni eeskujul täistempoga jooksulindile, podcast kõrvus, topeltkiirusel, et mitte oma negatiivsete mõtetega üksi olla. 7 duši alla, siis samal ajal päeva planeerimine, et mitte tunda võimalikult pinget, mis on kehas. Kella 8 hommikul kuni 10 õhtul katkematu tegevus, koosolekud, projektid. 8.30 õhtul klaas veini või võib-olla 2, et lõõgastuda, tegelikult tuimestuda. Ja see inimene teenib kuus 20 000 eurot või enamgi, aga ei ole 15+ aastat tundnud rahu. Ja ta ei julge ka peatuda, sest viimane kord, kui ta keset Pirita metsa jalatuskäigu ajal peatus, tundis ta nii kohutavat hirmu, et pidi 1,5 tundi Pirita jõe ääres nutma. See kogemus oli talle nii intensiivne ja tundus nii ebamehine ja vale, et ta lubas endale ei iial enam. Aga see ei iial enam oma tunnetele tähendab, et ta elab elu, kus pole ruumi tunda ka armastust, lähedust ja tõelisi rõõme, on vaid sooritusjanu ja põgenemine, mida ta ise kutsub ambitsiooniks. Mäletan, kui üks tippjuht ütles kunagi lõunasöögil, Alar, ma võitsin konkursi, mille nimel ma olin 15 kuud pingutanud ja autasustamise tseremoonia järel tundsin mitte midagi, lihtsalt tühjust. Ja see ongi hind sellele, kui me väldime tegutsemisega oma keerulisi tundeid. Lõpuks ei tunne me üldse enam midagi ja mitte ainult. Mõju võib olla palju laiem. Näiteks võib tuua välja füüsilise kulumise, pinged õlgades, migreenihood, CD unehäired. Siis võib tekkida distantsi kasv oma lähedastega. Partner hakkab rääkima, et ta ei tunne sinu kohalolu. Otsustusvõime võib halveneda. Hirm pärsib su strateegilist mõtlemist. Sa teed ohutuid, aga mitte õigeid valikuid. Stress hakkab nakkama. Sinu enda poolt läbitöötamata hirm levib edasi sinu meeskonnale, lastele, klientidele. See on ka minu enda lugu. Ma tean neid mustreid liigagi hästi, mitte teooriast, vaid oma enda elust. Ma hakkasin enesearengu vastu huvi tundma, kui ma olin 19-aastane. Ja kuni 20. eluaastate lõpuni tegin ma endast absoluutselt kõik, et mitte tunda sõna otseses mõttes mitte ühtegi halba tunnet. Minu ainus fookus oli proovida tunda ennast kogu aeg hästi. Ma lugesin pidevalt motiveerivaid ja tihti ka esoteerilise sisuga raamatuid, sest nende lugemine tekitas minus sellise pidevalt tunnet, et kõik on hästi ja elu läheb aina paremaks. Tunnet, nagu ma juba oleksin kohal oma unistuste elus. Ja selle kõige varjukülg oli see, et kohe kui ma raamatute lugemise liiga pikaks ajaks pooleli jätsin, siis ma muutusin nagu uuesti närviliseks. Ma lugesin küll kirjandust, mis rõhutas ka lihtsalt olemise olulisust ja sisemise vaikuse väärtust, kuid see aitas mind ainult seni, kuni ma sain loetud mõtetest teistele rääkida, sest praktiseerida ma neid päriselus ei suutnud. Nüüd minu tollane ülevõimendatud positiivsus ei olnud enamasti teistele probleemiks. Vahel ma usun, et see võis olla isegi inspireeriv. Kuid oli kindlasti palju ka neid, kes ei tajunud mind ehedana, kellel oli raske vastuvõttu minu komplimente, sest nad said intuitiivselt aru, et minu ilusate sõnade taga ei olnud alati mitte täielik siirus, vaid lihtsalt ülepaisutatud soov hoida kogu aeg igal pool head vaibi. Samuti olin ma iseendale nähtamatult toksiline olukordades, kus ma ei lubanud mitte ainult endal tunda negatiivseid tundeid ja emotsioone, vaid ma ei lubanud neid tunda ka teistel. Kui keegi rääkis midagi, näiteks mis tundus mulle raske, siis minus puudus isegi võime inimest lõpuni kuulata, sest vajadus oma negatiivsete tunnete vältimiseks talle nõu anda ja mõnda raamatut tsiteerida oli lihtsalt liiga suur. Päriselt kuulamine oleks tähendanud liiga suurt riski. Seda, et ma oleks pidanud tundma kogu hirmu, ebakindlust ja kurbust, mida see teine inimene endas kandis ja kuna need tunded olid mulle endale täielikult keelatud, siis ma ei osanud nendega too aeg veel mitte midagi ka teha.
ja ma ei saanud neid lubada ka liiga pikalt teistele. jah, kui ma mõtlen järgi, siis see positiivsus tollel ajal andis mulle jõudu, et nagu 2020-ndates kogetud pankrottidest välja ronida, elada välismaal, reisida, käivitada 3 korral ettevõtet, alustada oma tänaseks juba 16+ aastat kestvat koolituskarjääri. Kuid see ei valmistanud mind mitte kuidagi ette depressiooniks ja emotsionaalseks valuks ja valudeks, mis hakkasid pead tõstma minu 30ndate eluaastate alguses. Et päriselt mõista, miks negatiivsed tunded võivad muutuda inimese jaoks nii põlastusväärseks ja soovimatuks, peame korraks minema ajas tagasi, palju kaugemale, kui enamik meist mäletab. Ma ütlen ühe asja kohe. See, mis nüüd järgneb, ei ole diagnoos. See on üks võimalik seletus, mis võib mõne inimese puhul väga täpselt märkida avada. Mõne teise puhul, mida ma nüüd räägin, ei pruugi kuidagi üldse resoneeruda. Nüüd, aga kuula ikkagi. Tänapäeval, kui laps sünnib, pannakse laps kohe pärast sündi ema kehale, sest teadusuuringud on tõestanud, kuivõrd suure tähtsusega on esmane nahk-nahk kontakt imiku tervisele ja tema stressiregulatsioonile. Kuid see praktika pole alati olnud tavapärane. Veel kuni 90-ndateni Eestis ja eriti siis Nõukogude meditsiinipraktikast tulenevalt oli levinud komme vastsündinu pärast sündi ema juurest eraldada ja asetada ta kas siis inkubaatorisse või eraldi ruumi. Selle tegutsemise taga oli uskumus, et nutmine karastab ja treenib lapse kopse. Nüüd proovi palun korraks päriselt kujutleda, milline võis olla inkubaatoris ärkava vastsündinu subjektiivne kogemus. Sest nii mõistad sa võib-olla esmakordselt iseenda ja tohutult suure hulga teiste inimeste kõige tumedamate tunnete päritolu. See käib välja niimoodi siis. Sa ärkasid kitsas klaustrofoobilises katakombis. Sa oled kinni seotud. Võib-olla meenub sulle kaader filmist Matrix, kus Neo ärkab pärast punase kapsli võtmist masinate kontrollitud reaalsuses. 10 000 eestlaste esimesed elutunnid möödusid just sellises emotsionaalses põrgus nagu Neol. Su silmad, mis seni kogesid maailma läbi ema üsas turvaliselt filtreeritud sumedate värvide ja pehmete toonide, lõigatakse nüüd äkiliselt lahti ebaloomuliku valgusega, mis põletab end valusalt läbi havraste silmalaugude. Enda kogemuse ratsionaalne mõtestamise võime puudub sul sellel hetkel täielikult, enese lahutamise ja rahustamise oskus samuti. Vastsündinul on ainult aistingud, külm pind, terav valgus, võõrad helid ja totaalne evolutsiooniliselt disainitud vajadus kontakti, läheduse ja turvalisuse järele, mis on totaalses eiramises. See, mida ma räägin, ei tähenda, et iga eraldatus tekitab trauma ja see ei tähenda, et iga trauma tekib just nii. Mida ma öelda tahan, on see, et närvisüsteem võib õppida väga vara ühe väga karmi õppetunni. Kui mul on hirm, siis abi ei tule. Kui sina olid ka inkubaatori laps ja kogesid varajast eraldatust turvalisest täiskasvanust, võib see olla üks väga võimalik pusletükk, mis saab selgitada, miks nii mõnigi meist kardab hirmu nii väga, et teeb kõik, et seda mitte tunda. Kohe, kui elus negatiivsed tunded liiga intensiivseks muutuvad, tekib ärevus, aga selle asemel, et seda tunda, hakkab planeerima või mõtled, mida õhtuks süüa teha. Õppides aga paaniliselt kartma ühte elu loomulikku tunnet, hirm, õppisid sa kartma kõiki tundeid, mis ei ole positiivsed. Ja siis hakkab vältimine. Kalender täis, telefon kätte, projektid, Netflix, trenn, alkohol, weed, mingi muu asi. Lõpuks saab kogu elust püüd vältida hirmu. Aja jooksul muutuvad hirmu tekitavad tegevused, mis on elus edasiliikumiseks vältimatud, näiteks avalik esinemine, uute inimeste ja suhete loomine, karjäärimuutused, olulised finantsoskused või otsused,
oma tõeliste tunnete väljendamine ja ka isiklike piiride kehtestamine, need saavad kõik muutuda aja jooksul asjadeks, mida vältida, et mitte tunda uuesti hirmu, millele me kunagi alla jäime. Ja siis inimene imestab, miks ta kardab teistega võrreldes riskida, ei suuda sarnaselt oma eeskujudele olla fokusseeritud või tunneb hirmu tegevuste ees, mida influencerid sotsiaalmeedias justkui mängleva kergusega iga päev teevad. Palun teha minu kogemusest, et seda kõik on võimalik ümber kirjutada. Hirmu tundmine saab muutuda turvalisemaks. See, et miski võib alata varakult, ei tähenda, et see peab kestma igavesti. Närvisüsteem õpib kogu elu. Eriti siis, kui sa hakkad tegema midagi, mis on alguses täiesti ebaloogiline. Sa pöörad tähelepanu sellele, mida sa seni vältisid, aga sa teed seda rahulikult ja turvaliselt doseeritult. Sest vaata, hirm ei ole probleem, mida tuleb lahendada. Hirm on märguanne minevikust, mis tahab lõpuks kogeda üht uut kogemust. Ma olen hirmul, kuid sel korral jääb keegi minu kõrvale. Ma ei jää enam üksi oma õudusesse. Eneseareng tähendab tasa ja targu kasvavat võimekust tunda kõiki tundeid, sealhulgas kabu, hirmu, paanikat, seda mõtete mõtlemise vastu välja vahetamata. Teekond tervenemiseni on kõigil erineva pikkusega, sõltuvalt inimese sünnipärasest geneetilisest pärandist, temperamentist, epigeneetilisest taustast, ma ei tea, sünnitrauma intensiivsusest, ema kõhus kogetud kogemuste pagasist ning hilisemast elust ja elukogemustest. Mõni terveneb kuudega, mõni aastatega, kuid natuke kergemaks läheb aja jooksul absoluutselt kõigil. Lihtsalt töö hulk on väga erinev. See töö on suures pildis alati sama. Õppida, kasvatama, endas armastada, suutmise jõudu ehk enesekaastunnet, inglise keeles self-compassion, mis on neuroteaduslike uuringute kohaselt asi, mis aitab inimeselt turvaliselt kogeda ja tervendada ka kõige sügavamaid tundeid, mis kunagi jäid armastuseta. Teist teed oma tunnetega rahu tegemiseks pole tänaseks inimkond veel avastanud. Muutus paremuse suunas algab alati väga väikestest ja lihtsatest asjadest. Üks võimalus on kirjutada välja kõik olukorrad, kus sa püüad intensiivseid tundeid vältida. Alusta näiteks tunnete päevikuga, kuhu kirjutad päeva lõpus vastuse küsimusele, mis tunnet või tundeid ma täna kõige rohkem vältida püüdsin. Neuroteadlane Jill Bolte Taylor on avastanud, et emotsioon, mida ma oma mõtetega ei toida, kestab kehas bioloogiliselt vaid 90 sekundit. Mis võiks olla selle praktiline rakendamise nõuanne? Nüüd järgmine kord, kui tunned hirmu, sea taimer 90 sekundiks, vajuta start. Pane käsi südamele ja lihtsalt jälgi kehalist tunnet ilma mõtlemata. Lihtsalt hinga ja tunne ja kui tunned oma hirmu ees, küsi endalt, kus ma seda kehas tunnen. Ära küsi, miks ma tunnen hirmu, vaid kus ma tunnen hirmu. Kas rinnus, kõhus, kaelas, kurgus. Hirmul on alati füüsiline komponent. Anna sellele kohale kehas nimi ja ka suurus. Näiteks rusikasuurune külm keramu rinnus. Ja järgmine kord, kui tunned soovi midagi teha ebamugavusest, peatu 30 sekundiks. Pane käsi kohale kehas, kus see tunne on kõige tugevam. Hinga sellesse kohta 5 korda sügavalt sisse ja välja ja seejärel lihtsalt jätka tegevusega. Sa võid proovida näiteks ka 5 päeva järjest 3 minuti vaikuse harjutust. Istu näiteks lihtsalt vaikselt ilma telefoni ja ühegi muu tegevuseta ja jälgi, millised tunded üles kerkivad. Ära püüa nendega esialgu teha midagi muud, kui lihtsalt nimetada nende olemasolu. Ärevus, tere ärevus, kurbus, tere kurbus. Sama asja saab teha ka lihtsalt metsas kõndides. Jäta telefon maha. Lihtsalt kõnni ja aeg-ajalt peatu ning küsi, mida ma praegu kogen. Ja siis lihtsalt tunne,
5-20 sekundit, just seda tunnet seal, kus sa seda tunned. Ja kui sa neid väikeseid hetki nagu kogud, piisavalt, hakkab muutuma midagi suuremat. Sul hakkab tekkima nüüd asi nagu emotsionaalne suveräänsus. See on oskus, mitte iseloom. Paradoks on see, et kõige julgemad inimesed ja juhid ei ole need, kes hirmu ei tunne, vaid need, kes on õppinud oma hirmule uudishimu, see on ülioluline, ja ka armastusega otsa vaatama. Emotsionaalne suveräänsus on ajas järjest suurenev võime. Lubada endale tunda, mida iganes keha üles toob. Pakkuda sellele tundele empaatilist kohalolu, nagu hea vanem hoiab või lohutab hirmunud last. Tulla selle tunde juurde piisavalt palju kordi ja piisavalt kauaks tagasi, et mõista, mis selle taga päriselt peitub. Aja jooksul asendub küsimus, kuidas ma sellest tundest lahti saan, küsimusega, mida see tunne mult päriselt vajab. Enamasti on see minu kogemuses vastus ainult üks. Aeglustumine, tähelepanu, enda suhtes aktsepteeriva minakeel. Sinu elu koosneb valdavalt 2 suhtest. Suhtest teistega ja suhtest iseendaga. Mõlemad mõjutavad teineteise olemasolu ja on arenguks, eduks ja täisväärtuslikuks eluks vääramatult vajalikud. Kui sa õpid tundma hirmu koos uudishimuga, koged muutuseid väga erinevatel tasanditel. Esiteks, sa tunned jõu kasvu. Energia, mis seni kulus hirmu mahasurumisele, liigub loovusesse. 2. Sul muutuvad suhted ehedamaks. Kui enda tunded muutuvad turvalisemaks, kasvab empaatia ja suureneb võime jääda avatult kohale ka teise inimese keerukate, negatiivsete ja võimendatud emotsioonidega. 3. Kui sa ei põgene ebamugavuse eest, muutub su töö palju selgemaks ja inimesed tajuvad sind stabiilsemana. Inimesi on alati kütkestanud need, kes ei pelga olla nemad ise. Nüüd sinu julgus olla haavatav tekitab teistes usaldust ja loob uusi võimalusi. Sest selliseid inimesi eriti ei ole. Ka kehaline tervis hakkab muutuma, krooniline stress, ATH sümptomid vähenevad, uni paraneb, HRV paraneb, REM, deep sleep, kõike läheb paremaks. Seega järgmine kord, kui hirm tõuseb, ära kiirusta sellest eemale, jää temaga mõneks sekundiks kohale. Kujutle hetkeks elu, kus teenid rohkem, sest julged teha otsuseid ja võtta riske, mida teised väldivad või mis paneb teised inimesed kõhklema. Kujutle, kui palju tugevamaks muutub su tervis, kui sa enam ei raiska energiat pidevale stressile ja muretsemisele. Kujuta, kui atraktiivseks sa muutud teiste silmis, sest sa kiirgad endast enesekindlust ja sisemist rahulolu. Ma töötan 1-1 formaadis inimestega, kes tahavad oma hirmu ja sisemaailmaga luua küpsema ja turvalisema suhte ja seeläbi edukama äri ja iseendaga suuremas kooskõlas oleva elu ja suhted enda ümber. Aitäh, et mind kuulasid ja kaasa mõtlesid. Kui see sind kõnetas, jaga seda palun ka edasi või kuula teisi mõtteid, mida erinevates sotsiaalmeedia platvormidel jagan ja mõtestan. Aitäh sulle!